Tere, armsad külmaveristajad ja Kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja mul on kass laua peal, kelle saba võib varsti jälle eetris näha, nagu eelmine saade. Ma mõtlesin, et mul on vist natuke äkki uudiseid, aga mul tegelikult praegu on tunne, et ma vist veel ei julge rääkida, sest ma ootan, et natuke asjad läheksid rohkem paika. Need on isiklikku laadi selles mõttes, et okei, ma jätan selle diiserina õhku. Te võite pakkuda, mis on see asi, mis otsuse ma tegin ja mis mind elus rõõmsaks praegu teeb. Mille ootus? Okei. Jõulud on veel kaugel. On, sünnipäev just oli. Sünnipäev just oli. Sister. Me lähme sel nädalavahetusel Stockholmi, kus me lähme vaatama minu ja Miila kõige ühte lemmikumat YouTuberit ja stand-up koomikut Curtis Connerit ja soojendaja on tema hea sõber, see ajuvähiga tüüp. Tahaks öelda Jake, aga ei ole Jake. Nuggets, kui sa tema kanalit jälgid, siis seal on alati väga palju nuggetseid. Issand jumal, Jacob keegi, ühesõnaga on soojendaja ja nad on Kanadast ja nad on siuksed 20-ndate teises pooles noored kutid, keda ma soovitan kõikidele teistele noortele kuttidele ja ka vanematele kuulata ja vaadata, sest et me peame võitlema selle õudse manosfääri vastu, kus tegutsevad mingid kohutavalt toksilised tüübid ja nende see seltskond, kes seal on ka Drew Gooden ja Jarvis Johnson ja ühesõnaga sellised noored meesterahvad, YouTuberid, kes on nagu normaalsed, naljakad, terased ja seisavad õigete asjade eest, et ma olen nagu ühesõnaga, aga ma mäletan, et kui me avastasime, et me mõlemad vaatame teda, tõenäoliselt tema avastas nagu iseseisvalt selle ja siis mingil hetkel me kuuleme, kuidas teises toast nagu, sa vaatad Curtiselt, ja Curtisil on uus video väljas. Ja siis ma nagu rääkis, kurat, et ta teeb oma tuure küll, aga no kunagi ta ju Euroopasse ei tule, on ju, et ta on, selles mõttes ta ei ole nüüd nii suure kaliibri tegija ka, on ju. Ja siis ta andis teada, et tal tuleb Euroopa tuur ka ja ka siis Austraalias ja seal Uus-Meremaal ja siis olid Helsingis ja Stockholmis. Ja kui Helsingi piletid müüki läksid, ma ei saanud millegipärast olla sel hetkel arvuti taga. Ma sõitsin vist Saaremaale ja kui ma kohale jõudsin, olid need piletid juba mõnda aega müügis olnud, mingi paar tundi. Kõik olid välja müüdud. Ma olin täiesti niimoodi, et mis nüüd saab. Ja siis ma läksin kähku vastu, Stock on ka. Ja siis oli Stockis olid veel paar piletit olid jäänud. Ja siis mind viskas see Ticketmaster kogu aeg välja. Ühesõnaga, see oli tõeliselt närvisööv. Aga me lähme, pühapäeval on ja ma olen nii fucking excited, pluss ma saan oma heale sõbrale Katjule külla minna, kes võtab mind vastu, nii et see saab olema fucking awesome. Väga äge. Äge, sellist asja jagada. Ja siis pärast seda on meil saunaõhtu sinuga ja armsa nunnupalli Lisetega, mis saab ka väga äge olema, nii et siin on nii palju asju. Ja mul laps on 14, 2 nädala pärast, isegi 1 nädala pärast, kui see saade tuleb. 14! Täiesti uskumatu. Kevadel on elu sisse tulnud, ütleme siis niimoodi. Sul ei ole täna elu sees, ma tean. Minul ei ole täna elu sees ja ma olen täna elutu, täiesti elutu, aga jaa, selles mõttes, et mina nägin täna oma poeglast esimest korda ülikonnas eksamile suundumas. Oli omamoodi kogemus. Siiamaani on, ma tahaks seda tulemust juba teada ausalt olles. See pidi olema väga suur stress, kui sa küsid lapse käest, kes käis eksamil, et kuidas läks? Ei, ma ütlesin, et kuidas ta tunneb ennast. Okay, võib-olla parem. Ma loodan. Ma ei tea, ma loodan, et ma väga Mis ta vastas sulle, sest et minu oma vastab alati, ma ei tea. Ta ütles, et ta ütles mulle selle peale, et väga pingeline oli olnud. Okay. Nii et
no õnneks ei ole see ei beebi ega pere ega komöödia podcast. See ongi pingeline podcast. Väga. Ja täna on meie kõigi lemmik episood, kuulajakirjade episood. Aitäh kõigile, kes te olete meile kirju saatnud. Me ei pane oma postkasti kinni, võite veel saata. Armas Nennupall lihtsalt on teinud meile valiku ette ära ja sel korral on sellel ka alapealkiri. Kui saun, viin ja tõrv ka enam ei aita, siis on tegemist surmatõvega. Soome vanasõna. Aga kui meil muud announce ei ole, siis me võime ju minna teemade kirjade juurde. Lähme. Davai. Minul juhtus jälle see, et kui ma hakkasin koppima seda page'isesse ümber, et ma näeksin su nägu ka samal ajal, siis mingi kiri läks lihtsalt niimoodi, et igas reas oli nagu üks lause, nii et ma ei näe emojisid, ma pidin ta ära killima selle HTML-i. Aga igal juhul ma nägin ära, et selle kirja alguses oli tere armsad kikimoorid ja südame emoji. Hei, see olen mina, see voodiline takside fänn. Ma tean väga hästi, kes sa oled. Nii. Tere. Ei ole ikka veel sinna jõudnud. Aga seest ma jõudsin IKEA-sse. Vabandust, see on täiesti reklaamiminutid, aga kui kellelgi on vaja 90x200 mõõdus ehk standardmõõdus voodilippe, mis on nagu mitte see nagu see bussi ääs voodilipid, mis astud peale, läheb pooleks, on ju. Nagu juhtus Miila voodi omadega, vaid need on IKEA 50-eurone mudel, kus on nagu hästi tihedalt, seal on mingi kummi, mingid ääred, ühesõnaga hästi stabiilne. Ma ostsin vales mõõdus, sest ma arvasin, et see voodi, mis ma sain sinu käest, on standardmõõt 90x200, vedasin koju, avasin. Ei olegi, tutkid 80x200. Ja siis mul oli valida. Vaatasin IKEA tagastustingimusi ja kuna ma ei suutnud neid lippe enam, sa pead ise kokku panna IKEA. Ja kuna ma ei suutnud neid tagasi karpi panna, siis niikuinii ma tagastada raha eest ei saa, ma saan mingi voucheri, mingi poolele summale või mis iganes. Siis ma panin selle müüki Facebook Marketplace'is esialgu veel. Kui keegi vajab hästi stabiilset, ma vannun, need on nagu päriselt kokkupanek, see on, kokkupanek ei olnud ka keeruline. Aga see on tõesti niimoodi, et kui sa sinna astud või heidad või istud, siis see ei prõksata poolest. Ühesõnaga, kui öösel kummitus peale runib, et siis ei lähe, siis põhi peab. Just, et ta on siuke täiesti stabiilne raam. No te teate küll need voodilipid, mis on lihtsalt mingi kauba või selle pakkelindiga kokku klammerdatud ja siis need kolisevad ja kukuvad sinna vahele ja ühesõnaga. Mul on teile lahendus, palun võtke muga ühendust, ma annan ära sootsa hinnaga, sest et ma ei viitsi tagastama minna, see on tüütu. Igal juhul. Voodiline traksideni pole jõudnud, aga lapse voodi parandasin ära, ta ei pea enam magama augus. Nõndaks siis kirja juurde tagasi. Nagu ikka, siis pole aega ja elu tuleb vahele, et pikk kiri kirja panna. Üritan siis vähemalt alustuseks ühe loogi kirja panna. Mind lausa sunnib seda tegema. Teie aastavahetuse episood. Keegi Roosi, vist nii armsa nimega Kikimoor, kes kirjeldas täpselt sama, mida mina kunagi lapsepõlves nägin. Ja siin on Kikimoor väikse tähega, mis on nagu väga armas, et meil on küll eelmisest saatest on külmaveristajad meie fännkonna nimeks jäänud, aga minu meelest Kikimoorid on ka väga hea üldine fännkonna. Minu meelest see on väga sobilik ju ometigi. Võib-olla me võimegi alustada edaspidi, et tere head külmaveristajad ja Kikimoorid. All right. Nimelt, ma armastasin koos vanaemaga surnuaias vanaisa haual käia ja siis seal niisama jalutada ringi. Me armastasime jalutada erinevaid teid pidi ja vaatasime niisama hauaplatse surmadaatumeid. No, as you do. Tegu on Rahumäe kalmistuga. Ja selles osas, kus on vana kabel, millest me just rääkisime. Kusjuures jällegi tuleb minu loba vahele, meil on Loodusmuuseumis siuke asi nagu meelerahurada. Te leiate selle kaardi meie kodulehelt näituste alt ja kui sa lähed sinna, vajutad selle punktile, siis sa saad kuulata. Selle kabeli juures on just üks punkt, mis annab sulle siis siukse päevas siukse rahunemise või mediteerimise hetke nagu. Me tähistame selle varsti ära, aga praegu saab lihtsalt telefonist vaatad. Niisiis, vana kabel. See on see Kaarli koguduse kabel. Seda ütleb mina peaguks juba. Seal on osad ristid sellised vanad, rauast painutatud ja ristide keskele on kinni needitud plaat, millele on graveeritud inimese nimi, sünni ja surma kuupäevad. Mul tuleb selle Roosi luguga meelde nüüd. See oli see, kui see
plaat hakkas liikuma või midagi sellist. ja. Keset meie üht järjekordset vaatlust vaatasime vanemaga üksteisele otsa ja küsisime üksteiselt, et kas me mõlemad näeme sama asja. Vastuseks on jah. See kinni needitud plaat ühel ristil liikus üles-alla, paremale ning vasakule. Me lihtsalt jellitasime seda tükk aega ikka sama. Lisaks veel, et samal hauaplatsil teine rist ja sellele kinni needitud plaat ei liikunud. Vanaema arvas, et keegi halb inimene on sinna maetud, kelle hing ei saa rahu. Koju jõudes rääkisime sellest ka emale ja isale, siis mingi aja möödudes läksime terve familiaga seda nähtust uudistama. Kõik nägime sama fenomeni, mida keegi ei ole osanud seletada ning arvasin siiani, et keegi teine ei ole sellist asja kogenud. Mul on külmavärinad. See on minu mõtetes olnud terve elu jooksul. Külastades surnuaeda olen seal jalutanud ja üritanud seda risti üles leida. Hetkel ei ole see enam õnnestunud. Kuid ega ma süstemaatiliselt ka seal mingite skeemidega ringi ei torma. Kriipsutades läbi hauaplatse, mille välistan. Tean asukohta, mille raadiusesse see jäi, kui seda uuesti näen, annan teada. Ehk õnnestub leida aega ka oma lapsepõlve kodujuhtumised kirja panna. Suvi on peagi käes ja rannas pikali asendis tuleb kindlasti loovtunne peale. No. Seniks aga oske traksid ja nautige peatselt algavat kevadet. Heili. Nii, kuna ma just käisin seal, me kaardistasime seda meelerahuraja punkte, vaatasime üle kõik, kas kõik veel toimib ja siis ma just ju käisin seal ja oleks pidanud rohkem siis vaatama. Nii et kusjuures mulle tuli praegu meelde, ma ei mäleta, kas ma eelmine kord rääkisin seda, aga me käisime suvel perega Saaremaal ja Muhumaa, siis me käisime seal Muhu surnuaial. Ja seal oli ka üks selline hauaplaat siis seal risti peal, mis tegi ka umbes sellist asja. Mis asja, miks see? Aga ma nagu ei mõelnud sellele üldse nii, ma mõtlesin, et it's being me who lihtsalt nagu, et ma nagu ei, ja ma vaatasin veel, ma mäletan, ma seisin, see oli mulle paremat kätt ja ma vaatasin, et ta nagu kuidagi udutas seal niimoodi ja siis ma vaatasin nagu teiselt poolt ja siis tegi ikka sama asja. Miks sa sellest varem ei rääkinud? Ma ei tea, ma unustasin ära ilmselt, sa tead mu mälu ju. Mul praegu tuli meelde, kui sa rääkisid seda lugu ja siis mõtlesin, et oot. Oota, aga Muhu surnuaed on väga lai mõiste, seal on mitmeid surnuaedasid, sest Muhu on saare nimi. Kui sõita läbi sealt sellelt, mis asi see nüüd on? Liiva. Jah, Liivalt läbi ja kohe siis seal nagu Saaremaa poole on ju. Ja siis kohe Liiva külje all paremat kätt on seal mingi kalmistu. Kas äkki ei ole see sama, millest meil juttu on olnud see Hellamaa kalmistu? Kas seal oli 2 torniga kirik ka või? Ei olnud. Okei. Seal oli mingi massive värav, mingi tohutu suur värav oli seal, mingi siuke, mida ma ei ole Eestis nagu enne kordagi kuskil näinud. Okei. No kohalikud kindlasti teavad. Ta oli vaata sellest Muhu kirikust põhimõtteliselt nagu üle tee ja natukene nagu linnast välja suunaga. Või Liiva. Ühesõnaga, see ilus valge kirik, no. Ja Liiva vist on küll valge, issand üldse ei tule ette. No siis ta peab olema ikka siis Liiva surnuaed. Aga okei, mõned märkused. Esiteks, wild, et sa selle ära unustasid. Teiseks, kas keegi teine veel nägi? Ma olin Asko ja lastega seal ja nemad olid minust eespool, kõndisid terve aeg nagu seal surnuaial. Okei. Mis on minu jaoks huvitav, on see, et mulle tundub, et me kaardistame siin mingit täiesti uut nähtust, mida ei ole varem kaardistatud. See oli nagu nii lamp, sest et ma mäletan, et see surnuaed ise jättis nagu hullult sügava mulje mulle millegi pärast ja ta oli nagu, ma ei tea, kuidagi väga selline salapärane veider sõna selle kohta, aga siuke teistsugune, kuidagi oli teistsugune või ma tundsin ennast seal teistmoodi kui mujal sellistes kohtades. Et ühesõnaga, ma pärast otsin üles selle, mis see konkreetselt koha nimi oli, ma võin selle siia ekraani peale pärast visata, kui me oleme selle välja nuputanud. Kusjuures, kui ma praegu vaatan kaardi pealt, siis ikkagi esimene
on Hellamaa kalmistu, mis jääb paremat kätt. Kui Liivalt läbi sõita või? Oota, ma vaatan Muhu muusikatalu. Minu meelest see ei olnud. Coop Hellamaa kauplus. Ai, see on enne Liivat, jah. Aha, Muhu. Ja ikkagi sul on selles mõttes õigus, et ongi Muhu kalmistu ongi siuke nimi, jah. Okei, no selge. Jah, see paneb Patreoni pilte ja siin on tõesti hästi suur värav. Ja just. Aga meeldetuletuseks siis, et see Hellamaa kalmistu oli siis see, kuhu kõndis see naine, kelle mees hakkas surema ja siis ta läks öösel preestrit tooma ja siis mingil hetkel avastas, et mees kõnnib öösel ta kõrval teisel pool teed ja vaikib ja siis lõpuks pöördus kalmistule. Ja siis, kui nad preestiga koju jõudsid, siis oli mees hingeitnud. Aga kas me lähme edasi? Ja enne ma tahan siis öelda, et kui te olete ka sellist asja nagu oma silmaga näinud, siis palun kirjutage ja ma lähen nüüd ka otsima seda asja. Liikuvaid ristiplaate. Nii, aga järgmine kiri. Hei kikid! Viskasite mul mingi aeg TikTokis ette, siis hakkasin juba YouTube'ist vaatama. Nüüd kuulame salongis juba klientidega koos. Oodake, vabandust. Tähendab. Te kuulete salongis klientidega koos ja te ignoreerite meie juukseid, mis vajavad abi. Okei. I see how it is. Nii, mõtlesin, et saadan ka teile mõned oma kogemused. Väga lahe. Esimene lugu juhtus umbes 3 aastat tagasi. Nägin öösel unes, et ärkasin kodus üles, sest õues oli meeletu torm ja suur puuoks lendas läbi aknatuppa. Jooksin, mis hiljem mõeldes tundus huvitav, sest pigem ei saa ju unes joosta. Ühesõnaga ta jooksis seal unes ruttu vannituppa ja oli siis seal peidus. Mingi hetk piilusin ukse vahelt välja, aga olin ootamatult hoopis vanemate kodus ja vaatasin, et õues ikka torm. Mis iganes põhjusel küsisin, vanaema, kas see oled sina? Ja torm. Appikene. Ehmatasin end üles ja mõtlesin, et WTF. Ei saanud aru, kuidas ühes kodus sai teine ja mis seos on tormil ja vanaemal, kes 2010. aastal suri. Uinusin uuesti. Hommikul ärgates mõtlesin, et olen varemgi vanaema unes näinud ja võtnud seda kui temapoolset igatsust. Viin siis alati küünla hauale. Läksin tööle ühte klienti tegema. Mis ta tegi? Küüsi ma pakun. Okei. Huvitaval kombel oli kliendiks vanaema kunagine töökaaslane ja sõbranna. Ja rääkisin talle, mis huvitavat tundu olin näinud. Jutu käigust tuli välja, et ta ei teagi, kuhu vanaema maetud on. Käis ära saatmisel, aga hauale ei tulnud. Mõtlesin, et oleks võinud autoga tööle minna ja koos surnuaeda, et ka tema koha ära näeks. Hiljem kodus süüa tehes vuhises selja tagant mööda külm tuuleiilike, mis mu hobuse saba liigutas. Vanaema, tere! Mõtlesin, et olen ööst nii sassis ja äkki elukaaslane tuli nii, et ma ei saanud arugi. Öökaaslane tuleb ja vihiseb mööda nagu külm tuulehiil. The only kind of elukaaslane I accept. Vahin sinnapoole, kuhu tuuleke läks. Ilmselgelt ei näinud midagi. Vaatan koera poole, kes selja taga istus. Ka tema vaatas samas suunas. Muigasin endamisi ja ütlesin kõva häälega. Rahune maha, homme tulen. Vanaema haud on suht surnuaia tagumises nurgas ja sealt edasi saab minna metsa sisse jalutama. Oleme elukaaslasega varemgi koos haual käinud ja siis koeraga metsa. Ootavad mind alati auto juures, kuniks küünla viin.
Sellel korral aga koer ei suutnud üldse rahulikult olla ja üritas jõuliselt minu juurde tulla. Ebaviisakas küll, aga ütlesin, et okei, tule kaasa. Koer hüppas haua peale ja lõi nina täpselt sinna kohta, kuhu on maetud vanaema urn. Küsisin, et saite nüüd sõpradeks ja koer liputas rõõmsalt sama. Mul on küsimus. Kas koerad ei käi surnajal kaasas? Ma ei tea, ma esimest korda ka nagu üldse I have no idea. Ma ei ole näinud vist. Meie käisime jõulude ajal küünalt panemas, siis oli meil küll Max kaasas moekoer. Aga ma mäletan küll, et me hoidsime hästi teda, et ta nagu oleks hästi lähedal ja käituks korralikult või pärast lasime ka seal metsa vahel joosta. No vot, ei tea, äkki siis ei ole hea. Äkki on just nagu selles mõttes, et loomad näevad. No, ta läks igal juhul vanemaga sõprust looma. Ja teine lugu ka. Ühel laupäevasel lõunal sain teada, et vana-vanaisa, edaspidi papa, suri ära. Kuna ta oli haige ja lõpp temaga kaunis keeruline, tundsin isegi rahu. Õhtul magama jäädes kiskus mind keegi suurest varbast. Teadsin kohe, et papa. See on see selle põlvkonna vaata see, oi kui suureks oled kasvanud. Ja. Tal oli kombeks tulla sikutada suurt varvast ja küsida, mis istud siin või mis mõtled. Esmaspäeval tööle minnes rääkisin koerale, et ma nüüd lähen tööle ja käin seal selleks, et raha teenida, et saaks süüa. Ma suhestun sellega väga. Ja. Et ta ei tunne siis nii suuri süümekaid, et üksi koju jääb. Äkki mingi külm õhk mu kõrval. Siis juba näen, kuidas koer vahib mulle otsa, siis natuke kõrgemale kõrvale, siis jälle mulle, siis jälle kõrvale. Ütlesin papale kah, et mul kõik hästi, mine vaata teised ka üle. See on ka hea. Ära mind kummita, mine kummita teisi. See on jumal okei variant minu meelest. Nädal hiljem toimus ärasaatmine. Peale üritust rääkisime sugulastele, et homme tähistaks venna lapse sünnat. Ütlesin veel ühele sugulasele, kes välismaal tollel ajal töötas, et kui liiga vara sõitma ei hakka, tule ka läbi. Järgmine päev vanemate juures lauda kattes näen, et keegi seisab terrassil. Neil seal seinas suur aken üle terve seina. Jäin seisma, aga vaatasin ikkagi lauda ja näen täiesti kindlalt silmanurgast kedagi seismas. Teadsin, et kui sinna vaatan, pole seal kedagi. Nii juhtuski. Kui sugulased külas olid ja sööks söödud, käis uks. No sa tunned ära oma koduukse hääle, kui keegi tuleb või läheb. Mõtlesin, nice, see sugulane tuli. Tegin koridori ukse lahti ja seal polnud kedagi. Me kõik kuulsime seda. Polnud ka lahti ükski aken, et saaks tuuletõmbus olla. Olen enam kui kindel, et papa tahtis ka lapse sünnipäeva tähistada ja läks peale sööki nii, et pidu kõigile meelde jääks. Väga lahe, üliäge. What? Ma küll ei näe, mis on tegemist siin meie pandud tagline'iga. Kui saun, viin ja tõrv ka enam ei aita, siis on tegemist surmatõvega, aga võib-olla see ongi lahkunud teispoolsusest. Nii, järgmine kiri. Tere neiud, kirjutan ette ära, et võite vabalt minu nime kasutada. No vaatame, kas on jäetud siis nimi. On. Elis. Mõtlesin juba tükk aega, et kirjutan millalgi teile, aga mõtlesin, et ootan ära, kui ma osadega järele jõuan. Ma saan sellest täiesti aru. Ei jõudnud ikka ära oodata ja kirjutan nüüd, et äkki on siis huvitav ootamatult enda lugusid kuulata, kui ükskord osadega järje peale saan. Ma mõtlesin, et mul ei ole eriti midagi kirjutada, kuid nüüd tundub, et ikka natuke täitsa on smiley face. Ja siis ta paneb need lood järjest kirja või vähemalt nii järjest, kui ta mäletab. Esiteks, järgnev toimus aastal 2015. Olin 19, kui hakkasin suhtlema esimese poissõbraga. Kaua me ei saanud koos olla, kuid minu jaoks oli see uus ja huvitav kogemus. Sulgudes, mina, keda on narritud välimuse pärast ja üldiselt olen vaikne ja häbelik.
Nii, nüüd tuleb sulgudesse trigger warning. Ei saanud kaua koos olla, sest üks päev ülikoolist tulles sain ta õelt, sulgudes, keda ma veel kordagi näinud ei olnud tollel hetkel, kõne keset bussisõitu, et poissi enam ei ole. Jah, nüüd on tõesti päästikuhoiatus. Õde oli ta leidnud kodust üles pooduna. Raske oli sellest üle saada, ma isegi ei kujuta ette. Mäletan, et mõtlesin natuke aega pärast matuseid, et miskipärast pole teda üldse unes ka näinud. Järgmisel hetkel mäletan, et ühel ööl ta ikkagi tuli. Mäletan ainult, et tal oli seljas valge ülikond ning ta lehvitas mulle, kui ta kuskilt üüratutest treppidest üles astumas oli. Pean mainima, et ei usu jumalatega taevast ja kindlasti polnud ta selline inimene, kes, kui nad olemas on, sinna pääseks. Aga see oli hetk, kus ma sain natuke rahu ja see unenägu aitas mul natuke kergemini edasi liikuda. Ja ma arvan ka, et ta sai parematele tasandite. Nii, teine. Selle loo rääkis mulle ema. Minu vanaisa, ema isa, suri ka juba mõned aastad tagasi, äkki juba +5 aastat tagasi. Ema rääkis, et läks mingi aeg haua juurde, ei mäleta täpselt, mis tähtpäev oli, aga ta läks sinna pärast tööd, kui oli juba hämar. Surnuaed asub tasasel maapinnal ning minu vanaisa läheduses on kuskil väikese lapse või isegi beebi, täpselt ei ole kindel, haud. Igatahes piisavalt väikese lapse haud, et talle sinna mänguasju viidi. Ma tean, kuhu see läheb kahjuks vist. Järsku kuulis ema, kuidas selle väikese lapse haua juures olev mänguasi laulma hakkas. No. Mitte kedagi teist peale tema seal ei olnud. Muidugi on loogiline ehk mõelda, et patareid hakkasid tühjaks saama, kuid teistpidi mõelda võis ju laps ka mänguasjaga mängima tulla. Igatahes hakkas emal väga kõhe ning ta tuli kiiresti sealt ära. Siis ta täpsustab, et see surnud on Tuigol, kus on ka nimetute hauad ja et ta mäletab mingist osast, et teile keegi juba soovitas seda minna külastama. Tuigo, pane siis kirja kuskil. Oota. Tuigo kalmistu. Kirjas. Nii, vahepeal kerisin, et vaadata, palju meil kirju järel on. Tuigo. Nii, 3. Seda rääkis ka ema mulle. Ma ei mäleta, kuidas meil sellest teemast juttu tuli, kuid ühel hetkel rääkis ta oma töökaaslasest, kes elab üksinda. Ta isegi ei mäleta selle koha nime, lisab ta. Ja kelle sõnul käib tal ka keegi külas, mille järgi ta seda aru saab. Keegi jätab talle vahepeal linnusulgi tuppa. What? Ja ta täpselt jälle ei mäleta, kas varase või harakaga kõhe ikka. Ma väga sooviks seda, palun. Nii, 4. See juhtus nüüd aastavahetusel 24-25. Mul on kohe aprillis 3-aastaseks saav laps, kes Kihlatu vanavanemate juures kedagi nägi. Elame Alevis, kus elavad ka Kihlatu ema ning majas Kihlatu vanavanemad. Issand, kui tore oleks, kui kõik pere nii lähedal on. See oleks imeline. Oh my god. Elame, seal majas me aastavahetust tähistasimegi ning hakkasime juba vaikselt lapsega riidesse panema, et ilutulestikku vaatama minna. Riietusime koridoris, kust viib trepp teisele korrusele. Trepi kõrval oli tool, kus Kihlatu... Mulle tundub, et teil on pulmad vist tulemas. Kihlatu. Jah. Kohal nagu... Kihlatu pani siis last riidesse, Kihlatu siis. Teised pidulised veel olid toas. Vaatasime, et laps jälgib nagu kedagi, kes seisaks või oleks trepi peal üleval korrusel. Vaatasin veel ise ka korra sinna poole, kuid kuna kõik olid toas, siis seal ei olnud kedagi. Järsku küsis laps, kus tädi läheb? Meie vaatasime üksteisele otsa Kihlatuga ja küsisime, mis tädi? Laps aga vaatas päris pikalt veel sinna üles ja küsis veel mitu korda, kus tädi läks, aga rohkem midagi ei täpsustanud. Läksin tuppa, et asjast teistele rääkida ja ajasin neile muidugi hirmu nahka, aga nad ütlesid, et enne kui nemad selle maja ostsid, oli seal üks vana naine elanud küll. Okei. See tädi siis oli. Ja 4. ja viimane asi on pigem nagu huvitav kokkusattumus. Oh, I love it. Sest ma juba nägin järgmise lausa algust. Kuulan alati teie podcasti, kui linna või sealt tagasi sõidan, mis on 35 kilomeetri kaugusel, nagu minu Alevik juba.
tulin linnast koju ja olen osadega nii kaugele jõudnud, kus te ka YouTube'i postitate. Mõtlesin, et kuna pean hakkama kodus asjatama, siis panen teie ühe episoodi käima, mis autos pooleli jäi. Huvitaval kombel oli see just see osa, kus esimest korda tuli teil jutuks ka minu nimekaimu kirjutatud lugu. See üks kord, kui ma otsustan telekast teid vaadata ja siis satub just see osa, kus minu nimest juttu. Juhu! Ma arvan, et see on hea enne, et sa pididki meid leidma. Hetkel on kõik. Aitäh juba ette, et kui viitsisite need millalgi ära lugeda ning juba ootan, millal osadega järele jõuan, et äkki enda lugusid kuulda. Külmavärinaid soovides, Elis. Aitäh sulle, Elis. Ja miks ma siin vahepeal, kui sa Tuigo Kalmistut kirja panin, kerisin ja vaatasin, palju lugusid on, siis ma jõudsin järeldusele, et siit on hea minna ka teiste nimede juurde, mitte ainult Elise nime juurde. Pisar tuli silma. No, mis juhtus? Kõik on hästi. Kõik on hästi. Patreon.com, Kalkriiks, Kikimoorid on see koht, kus me pesitseme. Kui sa oled meie toetaja, siis me oleme selle üle super tänulikud. See aitab päriselt ka meil seda saadet teha ja elus püsida, et ikka oleks jaksa teiega kõhedaid lugusid jutustada. Vastutasuks on selline väärtuspakkumine. Te saate vastu meie saatemärkmed, te saate lood varem kätte, te saate boonusosad. Kui me lähme tonte küttima, siis saate nädal aega varem koos meiega saadet seal vaadata ja live kommentaariumis kaasa lüüa. Koduvideosid jagame tasuta kraami ka, tasub ka niisama jälgida ja saate teemasid saab hääletada. Saab, peakski uue üles panema. Ja kõike igasuguseid asju, mis meil ei pääse eetrisse, behind the scenes asjad, neid ikka vahepeal juhtub mitte küll tavasaadetes, aga tondi küttimisel väga palju. Nii et jah, jäi mul midagi lisamata. Ma ei tea, mul ei, mis ei jäänud? Vajus aju ära. Ja lisaks kõigele me siis ütleme ka isiklikult igas saates aitäh meie toetajatele. Aitäh vippkülmaväristajad Indrek, Mumm ja Volkergeist ja Pilleriin ja Sven. Ja aitäh külmaväristajad Agnes, Anett, Anne, Anni, Annika, Anju, Bell koos lille emojiga, Krissu, Diana from the Moon, Elisabeth, Elin, Elisabeth, Endre, Erika Edlin, Erki, Frida, Krets, Heili, Helen, Heleri, Hundivilika, Ilona, Iiris, Joss, Jörgen, Kadi ja Oliver. Ja aitäh Kairi kummitusega, Karena, Karina, Katt Austraalia, Kati, Kats, Kelli, Kerli, Kersti, Ketrin, Krattu, Kretsu, Krislin, Krista, Kristel, Kristi, Kristin, Kätlin, Liina, Maarja, Malle, Mariette, Marta, Merit, Merle, No Name, Regli, Shirley, Tondiste, Valge Siil, Viirastus, Väike Päike, Ülo ja Maiken. Kaadan on ju, see on see on üks maraton. Tore, et te meil olemas olete. Ja ärge unustage ka, et www.kikimoorid.ee, seal siis on meie merch, kus patronid saavad kasutada sooduskoodi ja teised saavad lihtsalt ägedaid asju. Bikiinid vist paneme varsti müüki, mul on tunne. Kuule, ja ma teen selle liigutuse ära vist. Mis see? Et see liigutus tuleb ära teha vist. Aha, okei. Ühesõnaga, eks seal ikkagi üht-teist toimub, seal on olemas ka vorm, kus te saate lugusid, aga loomulikult ka tavalise meili peale. Mis teil mureks? kikimoorid@gmail.com. Aga siis võtame järgmine lukk. Hei hopsti! Hei! Sooviks jääda anonüümseks. No olgu. Olen 17-aastane ja Käps, armastan teie podcasti. Kui armas. On ju? Olen kõik osad läbi kuulanud nii Kikimooridest kui ka külmavärinatest ja kuulan praegu Eesti roimasid. Nii tore. Mul on harjumus kuulata teie podcast, et magama jääda ja veidral kombel ma jään magama esimese 20 minutiga. See on see, kui igavad me oleme.
ei, see on väga hea, eriti kui sa näiteks paneksid YouTube'ist, siis meie watch time'ile mõjub see hästi, vaata. Jaa, tehke seda. Jah, ja siis sa pead ka uuesti kuulama, sest et sa ju unustad ära. Minu õde kuulab meid ka oma pikkadel bussireisidel ja siis ta on ikka rääkinud seda, kui naljakas see on, kui ta jääb magama, osa käib ja kui ta hakkab siis seda uuesti kuulama, siis on nagu mingi, ma tegelikult ju tean seda, et tal nagu ikkagi nagu teab, teadvus, alateadvus midagi nagu salvestab. Et see nii veider tunne, et sa kui justkui tead ja ei tea ka, kui sa kuuled seda lugu uuesti nagu. Nii et. Nii, kirjutaks teile paar oma lugu. Mul on neid tegelikult korralik posu, aga valin välja oma nii-öelda lemmikud. Do it. Siin on neid nüüd 4 tükki. Okei. Esimene. Mul on mingi veider asi asjade ärasõnumisega. Mul ka. Väike Heidi. Peale 2 juhtumit olen ma väga hakanud kontrollima, mida negatiivselt ma küsin või ütlen. Heidi, julge edasi lugeda. Mul lihtsalt tuli meelde, et ma paar päeva tagasi või oli see eile, kui ma pakkusin lahkelt välja, et ma lähen töölt ära. Lihtsalt nii muuseas, mitte tõsiselt üldse, aga ja siis tuli meelde, et oi. Raha on vaja teenida ja sõnud ära. Nii. Oli näiteks selline juhtum, kus naabrite juures oli kiirabi ja me perega mõtlesime, et mis seal toimub ja mina totakas ütlesin, kes sureb. Ja paar päeva hiljem tuleb naaber meie juurde nuttes ja ütles, et ta väike vend suri just haiglas ära. Issand. Judinad jooksid üle keha. Oli ka selline hetk, kus uurisin vanematelt, et kas meie külas on keegi teinud avarii ja nad vastasid, et ei ole. Umbes 2-3 päeva hiljem üks teine naaber oli purjus peaga vana külavärava sodiks sõitnud. See võib ka olla see, et sa mitte ei sõnu ära, aga sa tajud ette. Ja. Et ma arvan, et võib-olla see perspektiivi muutus annab natuke hõlpsamalt elada, et nagu astroloogia, et astroloogia ei põhjusta, vaid peegeldab, ehk siis sina võib-olla ei põhjusta, vaid lihtsalt oled tundlikum ja su tundlad tõmbavad selle teadmisi kuskilt, mis purtsatab välja, aga et sina ei ole see, kes selle põhjustab. Nii, teine lugu. Mu vanaema suri 2017. aasta aprillis, päev pärast mu isa sünnipäeva ja matused toimusid 6 aega hiljem. Kui me ta urni kätte saime, oli see umbes aastakene meie maakodus mu lahkunud vanaema toas. Tema ruumis oli suur autoportree, mis ta oli endast maalinud ja see hakkas täiesti lampi viltu vajuma. Panin selle, nii. Ma lihtsalt tahan siin vahele öelda, et meil ei ole küll autoportreed, sest et me ei ole ise neid maalinud, aga sinul paistab sealt selja tagant ja minul on siin. Ja. Et tegelikult meil on siin salvestuse, me vaatame ise endid salvestuse ajal erinevate nurkadelt. Edevuselaat, ma ütlen. Ma tahan teada, mis see vanaema tegi seal. Viltu vajus. Panin selle iga kord tagasi sirgeks, aga mõni aeg hiljem oli see jälle viltu. Sama asi oli ka uksega. Iga kord, kui maale jõudsin, läksin ta tuppa, et talle tšau öelda ja kui ma ta urni juures seisin, hakkas uks vaikselt kinni minema. Enne tema surma seda ei juhtunud. Kui me ta urni ära matsime surnuaeda, lõppes ka maali viltu vajumine ja ukse vaikne sulgumine. Ju ta tahtis siis puhkama. Ja nii, 3. lookene. See juhtus suht hiljuti. Olime minu juures koos mu kutiga. Kihlatud ja kutid, jah. Kell oli juba peale südaööd ja tema juba magas. Lihtsalt ma nagu taustal näete, te vist ei kuule, aga mina kuulen, sest she's going to town on this nagu Okei, nii kutt magab. Kutt magab. Ma olin veel ärkvel ja vaatasin Facebookist Reelse. Ma olen 17 ja sõltuvuses Facebookist olemisest. Veider. See on veider. Ainuke asi, mis sind natukene siin nagu päästab, et sa ei ole Instagrami Reelsides sõltuvuses, sest et kõik teised, kes ei tõmba TikToki, sellepärast, et sellest jääb ju nii hullult sõltuvusse, kasutavad Insta Reelsi ja ma olen seda proovinud ja
kuidas te saate kasutada midagi, kus ei ole võimalik kiirendusega edasi lükata nagu? Instas ei ole. Facebookis saab vajutada kiirendust. TikTokis saab vajutada kiirendust. Instagramis sa pead lihtsalt istuma ja vahtima aeglaselt. Nagu reaalajas seda videot. Nagu mingi, ma ei tea, kas. All right. Hea, et see selgeks sai. Nii. Mu toa layout on väga veider ja mu voodi headboardi taga on mu kitarrid ja bass. I like you. Lampi kuulen, kuidas keegi hakkab mu selja taga kitarri mängima. Panin video stopile ja umbes 3 sekundit veel oli kuulda kitarrimängu. Selline väga rahulik ja vaikne. Junn oli päris jahe ja ma ei julgenud ennast natuke aega peale seda liigutada. Mul on voodi kõrval magamistoa kapi otsas mu vanaisa vana akordion. Ma mõtlesin kaua, sest et ma mõtlesin, kas see on lõõtspill või akordion, see on akordion. Kui see mängima hakkaks, nagu, siis ei oleks enam ei ühtki jahedat junni mu kehas, kõik oleks lahkunud nagu suure jõuga ja mina oleks aknast alla hüpanud tõenäoliselt. See oleks päris hirmus, jah. Nii, ja viimane lugu. See juhtus mu kuti juures. Ma vahest jään kogemata silmad lahti magama. What? Issand, kui creepy. Ma olen kuulnud sellest, et osadel inimestel juhtuga see on nii creepy. Oh my god. Ma ei tea, kuidas see juhtub, aga seda vahel juhtub. Ärkasin mõne aja pärast üles, silmad haigelt kuivad, kuid ma ei saanud ennast liigutada. Nägin toa nurgast teleka ja kõlarite juures suurt umbes 2 meetrist pikka musta elukat, kes vahtis mu poole põlevate punaste silmadega. No thanks. Kui ta oma suu vaikselt lahti tegi, hakkas sealt välja voolama selliseid väikeseid tegelasi, kes hakkasid minu poole jooksma. Meenutasid fiksikuid ühest multikast, mida ma lapsena vaatasin. Kus multikas on fiksikud? Kuidagi kuskilt see mul, aga noh, see on ikka nii teine põlvkond. Aga mulle meenutab see hoopis selle Johannes Üksi neid Deliriumi neid nägemusi. Siis, kui esimene minuni jõudis ja mu poissõbra peale hüppas, kadus kõik ära ja ma sain jälle liigutada. Ma ei taha isegi mõelda, mis see nagu tähendab. Ma hakkasin momentaalselt nutma. Asja tegi hullemaks see, et mul polnud prille ees ja mu silma nägemine üle -2. Vaene hing. Päikest ja armastust ja 2 südant. Super üleminek. Jah, aitäh. Jah, aitäh tähelepanu eest. Nii, aitäh sulle kirjutamast. Minu kiri, või õigemini siis minu kord on ette lugeda kiri. Tervitus, kikikad. Soovin edu andmiseks. Olen teid kuulanud juba pikalt ja te olete superägedad. Te ikka oskate kohe alustada niimoodi. Meelitavad. Ei ole küll kuulanud kõik järjest, kuid tükati pimedatel öödel siiski. Mul on ka üks lemmikosa. Nimelt jagu, kus rääkisite Lihulas toimunud sõjakuritegudest. Elan ise samuti Lihulas ning sel aastal käisin öösel seal samas keldris, kus nood jõhkrad teod olid sooritatud. Ma üldse ei mäletagi praegu, ma just tegelikult metsavendadest rääkisin siin ühe kuulajaga, Annikaga. Lihula, oota, mis seal oli? Kas seal oli see? Okei, ma loen edasi. Sel aastal oli keldriuks sisse vajunud ning sinna oli priipääs. Isegi piletit ei küsitud. Oi. Olgu öeldud, et too keller asub põhimõtteliselt Lihula suurima poe all ja neid ongi seal 2 tükki. Keller oli madal ja tohutult suur erinevate käikudega, seal sai käia ainult kükakil. Leidsin sealt ühe suure luu, kuid loodame, et see oli mingi looma, mitte inimese jäänus. Kuulge, politseisse helistada, palun. Ja siis ta veel soovitab meile raamatut Vana Mesipuu saladus. Seal on sama koha kõik sõjakuriteod välja kirjutatud. Kui selle soetate, siis öelge mulle ka, kus kohast saite. Ma olen siiani ilma. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Ennemalt kirjutasin, et soovin jääda anonüümseks nagu ka minu põhiloo peategelane.
ma ei ütle, kes see on, kuid loos olevate vihjete abil ehk nuputate sellegi välja. Mis asja? Ütlen nii palju, et tegemist on tuntud inimesega. Lugu juhtus eelmise aasta suvel. Läksin ühe saare peale, kuna seal oli toimumas suur pidu. Eelmisel õhtul, kui pidu üldse alatagi jõudis, istusime kambakesi peategelase, sulgudes, kes oli kahjuks meie hulgast lahkunud taevastele radadele majas. Okei, peategelane on siis kuulus, aga ta on juba lahkunud ja ta elas saarel. Jõime õlut, chillisime. Kell oli umbes 1 öösel, kui korraga kuulsime ülevalt korruselt 3 koputust. 3 korda järjest. Ülemine korrus oli tühi. Kõik me 5 istusime allkorrusel. Me ei läinud keegi vaatama, sest kambas räägitigi, et ta käib kontrollimas, mis me teeme. Tuttav ütles, et tärn on kuri, sest me ei joo vana Tallinnat ja sellepärast koputas. Oot, ma olen jumala confused juba, kõik variandid praegu jooksid liiva, sellepärast et ükski nendest, kes mu peas oli, ei pahandaks sellepärast, et vana Tallinnat ei jooda. Okei. Edasi läks lugu järgmisel päeval. Läksime peategelase tütrega tema hauale. Koristasime seal, riisusime lehti, korjasime haualt männikäbisid. Ma panin seda hetke millisekundi täpsusega tähele. Täpselt sel ajal, kui tütar katsus ema risti, kukkus paar meetrit meist eemal tohutu suur puuoks palju raginaga puu otsast alla teise haua peale. Olime õnnelikud, sest teadsime, et ta valvab meid ning annab märku, et ta pole kuskile kadunud. Võite nüüd arvata, kes see peategelane võis olla, kuid õige vastus jääb saladuseks. Kiki mooritamiseni, see on naine, on see peategelane. Sellepärast ta pahandab. Naine, jah. Kes on saare naine, kes on juba lahkunud, tal on tütar ja kes armastas vana Tallinnat? I have no idea. Ja ta oli kuulus. Jätke vastused palun siia kommentaaridesse. Ja samal ajal ärge unustage vajutada ka like ja subscribe ja vajutage see bell ka. Ja kõik asjad. Okei, jääme siis mõistatama, aga igal juhul aitäh sulle ja ma vaatan, kas mul meenub see Lihula lugu nii kaua, kui Heidi võtab järgmise loo. Lugu korteris, mis vist oli põrguvärav. Ja üldse mitte väikesed panused. Tere, äkki pakub huvi lugu, mis sai alguse 2004. aastal. Nimelt soetati Tartusse Raadile korter. Midagi erilist sellest polnudki tavaline 5-kordne polovniku leskede maja, mida terve Raadi ja Annelinn täis on. Eriliseks tegi olukorra see, et seal toimus asju, mida seletada ei osanud. Sina oled Tartu spetsialist ja mina pean lugema seda lugu nüüd siis. No jah, Raadi. Nimelt, 2004. aastal kolisin ema ja vennaga ühte säänsesse majja, kõik ilus ja tore, kui välja arvata, et aasta ringi oli seal külm, ka suvel. Terve selle aja, mis me seal elasime, tekkis kõikide pereliikmete vahel tülisid. Ise 6. klassi poisina hakkasin suitsetama ja jooma. Ema oli pidevalt närvis ja kuidagi depressiivne. Õnneks kaua seal ei elanud. Kolisime aasta pärast ema elukaaslase Leiu puhul maale. No see mina koliksin elukaaslase Leiu puhul maale ausalt öeldes. Kas see ongi see asi, mis sa siin alguses küsisid, et kas te arvate ära, mis toimub? Ei, aga ma võin öelda, et tänastes kirjades on olnud üks vihje sellele küll. See oli saar. Oli see vihje või? Ei. Ma tahtsin sel hetkel juba öelda, aga siis see oleks liiga ilmne olnud. Tagantjärele on kõik väga ilmne teil, ma luban. Kihlatu või? Ei! Tegemist ei ole armusuhetega mitte kuidagi. Ja kahtlustasin, aga lähme edasi. Jah. Tagasi jõudsin ma sinna 2010. aastal, kui keskkool oli läbi saanud ja aeg oma elu alustada. Varasemalt elas mul seal sees vanem vend, kellega me muidu hästi läbi saime. Sisse kolides aga suutsime poole aastaga nii tülli minna, et lahendasime asju kätega. Veider oligi see, et too eluperiood oli mingi kuradi
äkkvihastumine pidev nähtus. No mina kolisin ka pärast keskkooli õega kokku, kes käis veel keskkoolis, kui mina läksin ülikooli ja me ei saanud absoluutselt selle ajal läbi. Aga ma saan aru, millal ta vihjab muidugi, ma üldse ei välista, et seal ongi mingi teemoni puudutus juures, aga see on aeg, kus oledki hormoonid on täiesti segi ja emotsionaalset intelligentsust väga ei ole ja siis on veel, meri on põlvini, sest et sa ei ela enam kodus ja ühesõnaga. Nii, aga ta kirjutab edasi. Kummaline, sest enne ja pärast sellist tunnet pole olnud. Samuti toimus seal asju, seletamatuid asju. Kord jäin öösel, siin ei ole silmad lahti, lihtsalt jäi telekate magama. Selline vana kineskoobiga aparaat oli äkki aastast 98. Nimelt moment, kui ma silma kinni pigistasin, lülitas ka telekas end välja ja hetkega tundsin, kuidas hõljun läbi elutoa oma magamistuppa ja vaatan aknast välja. Akna taga oleks pidanud olema tänav ja üle tänava eramaja. Oli aga hoopis varahommikune udune heinamaa. Mäletan, et ehmatasin ja hõljusin tagasi elutuppa, kus nägin iseennast diivanil lebamas. Astraal! No võite järeldada, kui hirmutav moment see oli. Kehasse naasnuna, aga ei saanud ma end liigutada. Totaalselt halvatud samal ajal, kui kõrva ääres on mingi vastik paha endaline lõrin. Oh my god! Nagu mingi teemon lõriseks kõrva sisse. Tõsiselt vastik tunne. Säärane jutumärkides seiklus ei jäänud viimaseks. Lisaks toimus seal veel veidraid asju. Näiteks, kui öösel olid oma toas oma voodis, kuulsid, kuidas keegi tatsab üle elutoa põranda ja tihti hakkas duši all ka vesi jooksma. Kord jäin lausa ukse taha passima, et tõmban ukse lahti ja vaatan, kaua ta voolab. Terve minuti ootasin ja kui ukse lahti krabasin, oli nagu noaga lõigatud. Vesi kinni, kuid dušialune märg. Mulle ei meeldi see, et see on liiga täpne. Et ta nagu, seal on nagu teadvus. Lisaks siis veel teleka teema, see, et ta end ise välja lülitas. Okei, aga et ta keset päeva end sisse ka lülitab, see hakkas juba ajudele. Eks siis sai uus ostetus. See on jumala hea mõte kusjuures. See on geniaalne. Osta uus, kui vana ei funksi enam või? Osta uus, kui vana funkab, aga öelda, et nagu okei. Mina ei soovita, aga nagu selles mõttes, et vajadusel kasutage vabanduseks. Ei, ärge tarbige liiga palju. Nii, mõeldes vana Sara elektrikalad sees, kes teab, mis trikke teeb. Tutkit, uus telekas tegi samu trikke. Mulle meeldis, et eelmine oli nagu väike luuletus. Vana Sara teab, mis trikke teeb. Kalad sees. Vahepeal tekkis ka kass. Vaene loom vist saigi närvikahjustuse sealt, sest kui ära kolisin, oli ta oma elupäevade lõpuni veider. Tead, minu omad on algusest alates ja ilmselt lõpuni välja. Nimelt vahtis kass tihti kuskile nurka ja kähises oli turris, kuid nurgas polnud kedagi, ei varju, ei putukaid, mitte midagi. Mis seal korteris enne tehti, ei tea, kuid vist eelnevat elanikku ma seal nägin. Nimelt koridoris põles õdusal jõuluõhtul tuli, mis kumas siis magamistubadesse. WC-sse minnes möödusin oma toa uksest ja sisse kiigates istus toanurgas, kirjutus laua taga, alasti kiilakas mees. Ma ei tea, kas alasti kiilakas kummitus on hirmsam kui riides kiilakas või riides juustega kummitus? Sarnane Sir Ben Kingsley'le. Igal juhul see kiilakas alasti mees pööras siis pea tema poole. See on veel, vot see sama, mingi ära acknowledge mind, nagu ma ei taha, et sa nagu näed mind. Ole alasti, kui sa soovid. Lase seda vett, aga... Karjatasin ja hüppasin ukseavast eemale. Kuna ma polnud too õhtu üksinda korteris, siis külalised vaatasid mind nagu opakat. Mõne hetke kogunud seletasin, mida nägin, mille peale mu vend ütles, et ta on sama näinud.
Palun jagage omavahel sellist informatsiooni. Kohe, kui see tekib. Jaa. Issand. Ühesõnaga, kogu see rõhuv tunne ja jahedus ja muud pidevad tülid, mis seal tekkisid, panid mind mõtlema, et aeg on see korter likviidseks teha. Müüsin ma seda pool aastat ise, aga elasin sellel ajal juba mujal. Need pool aastat, mis korteri müügis oli, elas sees minu sõber, kes rääkis, et öösiti avanevad ja sulguvad köögikapid, sest neile omased kolksud käisid öösiti köögist. Samuti käis ka tema unes rännakutel. Korter sai müüdud tuttavatele, kes noore perena otsisid endale elamist. Tegid nad siis korterile remondi, elasid seal aasta sees ja korter oli jälle müügis. Uurides tuttavalt siis olla noored tülli pööranud. Korteri müüsin kogu sisustusega, välja arvatud uus telekas, mis uues kohas kordagi ennast sisse ka välja ei lülitanud. Samuti pole ma tundnud seda rõhuvat tunnet, mis tookord justkui igapäevane oli. Aru sain sellest alles siis, kui olin aasta uues kohas sees elanud. Arutades ema või vennaga, siis nemadki ei oska seletada seda olu seal, kuid kõik on kindlad, et midagi oli selle kohaga väga mäda. PS, korterelamu kõrval on kohe ka surnuaed. Sorry, et pikk jutt ja kas üldse huvi pakub, ei tea. Aga lõpuks õhku sai paisatud see periood elust. No siis see on seal Raadi surnuaia juures. No ja kui see on äkki seal isegi sellel Kalmistu tänaval, on see vist Kalmistu või? Seal on küll jah, siukse vaatega, et on väiksed majad, on nagu surnuaed, väiksed majad ja siis on need 5-kordsed või 3-kordsed. Ühesõnaga, ja. Da. Sellega vist said meie lood tänaseks läbi. Jep, nii on, vastab tõele, Dagmar. Ja vastab tõele, Heidi, ja tõesti pakkus see lugu huvi, aitäh, et kirjutasid, aitäh teistele ka, kes te meile kirjutasite. Ühine teema siis ilmselgelt oli kummitsud. Vaata, ma vaatan korra, mis meil oli siin peale kirjutatud. Haigused kuidagi ka. Saun, viin, tõrv ei aita, siis on tegemist surmatõvega. Ikkagi siis külalised teispoolsest. Vist jah? No siis on nii. Järgmisel korral juba järgmised lood ja teiega kohtume nagu ikka järgmisel nädalal ja siis seniks püsige kõvedad.